Disclaimer, kui te olete mu perekonnast, palun ärge vaadake seda videot. Kui te olete lapsed, palun ärge vaadake seda videot. Kui teil on minust siuke hästi süütu arvamus ja te ei taha, et see muutuks, palun ärge vaadake seda videot. Need olid disclaimerid, palun ärge reetke mu usaldust, eriti kui te olete mu pere. Kõik ülejäänud, teie olete igati oodatud seda videot vaatama. Tšau, semud! Me oleme tagasi jälle, et expose ida mind, ehk siis täna me jälle vaatame mu Snapi memorisi ja ma jagan teiega jälle videoid, mida ma tegelikult ei peaks jagama netis. Aga ma teen seda, sest et mul on vaatamisi vaja. Also, teine asi, mida ma nii väga teha tahaks, on Vastava Joo 2. Aga mu ikooniline Vastava Joo partner Karl Gustav Kurn elab Soomes, seega that's not happening. Teate, mul on siuke tunne, et ma vajan kohvi, kuigi kell on 6:30. Osa vaadake mu ilusat taustapilti. Love of my life reaalselt. Ma lähen teen endale kiire kohvi ja siis ma tulen tagasi. A few moments later. Yo, cheers mate! Ma olen nagu tõeline relatable quirky teen YouTuber nüüd, sest et mul on isegi kohvi, kui ma filmin. Seekord ma otsisin valmis juba igast snappe, mida näidata, et ei tegiks seda sama probleemi, mis eelmine kord, et ma lihtsalt scrollisin ja ma ei leidnud midagi. Ma tõmban siis siia niimoodi äärde, et ma saan siis siia need videod panna. Ütleme nii, et ma olen nii igav. Mu hoofaas on möödas, sest et ma ei saa hoovida ringi praegu. Mu joomisfaas on möödas, sest ma ei saa praegu kuskil käia. It's boring. Ja kuna ma alustasin nende faasidega nii hilja, siis mul on seda contenti nii vähe, pluss praegu on kõik see situatsioon, mis nagu on ja siis ma ei saa nendega jätkata, ehk siis I'm so boring. Ma olen 21 ja ma mängin päevad läbi kodus Minecrafti, aga me töötame sellega, mis meil on. Ehk siis expose'in ennast läbi Snapchat memorite numeros 2. Mu esimene snap on sellest, kui ma olin Amsterdamis oma sõbrannadega. See oli eelmine aasta. Mina ja mu Mina ja mu 3 sõbrannad läksime koos Amsterdami tähistama siis nii-öelda 10 lõppu. Siin Snapis on näha, et see tähistamine, no too oli tähistamine. Jesus Christ, the amount of pudelid siin. Plus need pudelid olid enamasti minu omad, sest mina jõin siukseid nagu rõvedaid, magusaid mingeid jooke, sest et ma ei teadnud too hetk, mis asi viinakokteil. Palun 12-aastaselt lahkuge siit videost. Mul on siin vist veel Amsterdami snappe. Throwback, kui ma olin ekstreemselt straight. Need olid siuksed nagu, põhimõtteliselt kui me käisime Amsterdamis, siis seal olid paar siukest tänavat, kus olid ööklubid. Iga klubi ees olid bouncerid, kes siis vaatasid nagu rahvast, kes mööda kõndisid, andsid siuksed nagu jullakad, eks ole. Ja siis põhimõtteliselt said tasuta sisse ja siis selle jullaka, kui sa andsid barletile, siis sa said tasuta jookiga. Selle jullakaga ma ei mäleta, kas ma sain shoti või ma sain mingi vodka Red Bull asja. Ühes klubis ma mäletan, me saime veini, valget veini ja see oli kõige rõvedam jook, mis ma eales joonud on ja see oli nii vastik. Ühelgi meist see ei läinud alla. Võib-olla me ei ole veel piisavalt sophisticated, et veini nautida, aga samas usas ma jõin ülihead veini. Ja ma olen hiljem ka joonud head valget veini. Amsterdami vein. That shit was nasty. Aga see, et ma sellega niimoodi pilti tegin, see on lihtsalt nii straight, et mul hakkab paha. Have a nice day! Mul on vist sellest samast nagu situatsioonist veel snappe. Ma näitan neid enne ära ja siis ma seletan lahti, mis seal toimub. Okei. No! Ta ütles mu nimeks Sedri või? Mu sõbranna ütleb siin alguses, et Sydney, vesi. Ja siis see kutt seal karjub, et Sedri. Ta ütles mu nimeks Sedri. Selle peale ma no karjungi. Okei. Põhimõtteliselt. Amsterdam oli aasta aega tagasi. See oli nagu epiline trip. See oli see kord, kui ma ei olnud üldse igav. Amsterdamis I was another person. Backstory nendel kuttidel siin meie hotellitoas. Mul on üks sõbranna, mu parim sõbranna. Tema on põhjus, miks ma esimest korda alkoholi jõin. Põhjus, miks ma esimest korda teisi asju tegin. Love her to death, reaalselt mul lemmik inimene üldse. Võib-olla ma saan ta kunagi nõus endaga videos olema. Ma olen tegelikult suht kindel, et ta oleks nõus. Ainuke asi on see, et ta on soomlane, ehk siis ma peaks nagu mõtlema, et mis me seal videos teeksime. Ta on nii pisike, ta on nii ilus, ta on nii hot, ta on reaalselt iga mehe märgunistus. Ta on nii ilus, et tema saab alati kõige rohkem tähelepanu meestelt. Reaalselt see on haige. Kui me nagu temaga kuskile läheme, tema ümber on lihtsalt parv mehi, ta on nagu that bitch. Ja siis basically need samad kõik 3 kutti, kes siin Snapis olid tema ümber. Kõik 3 tükki. Meile kellelegi need kutid ei meeldinud. Nad olid siuksed vastikud peale tükivad, lihtsalt nagu nad mingi mängisid, et
et nad on ameeriklased ja lihtsalt mingid rõvedad inimolendid, eks ole. Aga kuna nad olid mu sõbranna ümber, siis ma nagu pidin nendega hängima. Pidu hakkab nagu läbi saama, klubi hakkab kinni minema ja siis see sõbranna tuleb minu juurde mingi, kas ma nagu võin nad meie hotellituppa kaasa kutsuda? Mu automaatne vastus oli ei. Mu 2 teise sõbranna vastus oli, et ei. Ja siis mu sõbranna seal mingi, palun lihtsalt võtame need kaasa, neid on 3 tükki, meid on 4 tükki nagu. Ja siis ma olin mingi, you know what, me oleme siin Amsterdamis, might as well tulevad need fucking 3 kutti siis meiega kaasa. Kui te nagu mõtlete, et miks keegi kutsuks klubist endaga hotelli kaasa kellegi, kui te natukene mõtlete, ükskõik kui vanad te olete, te saate aru, mis põhjusel kutsutakse klubist võõraid kutte hotelli endaga kaasa. I wasn't about that shit. See, mis meie hotellitoas juhtus, oli täiesti kauge sellest. Ta tahtis ühte sõpra sealt kaasa, aga teised lihtsalt tulid nagu koormana kaasa, vaata. Ja siis pärast, kui need kutid olid meie hotellis päris kaua olnud, siis mu sõbranna oli mingi, Sydney, minge välja, palume, jääme selle kutiga siia. Siis ma olin mingi, bitch, not fucking happening. Aga minu voodis istus 2 tükki nendest. Mina ja mu teine sõbranna olime ainukesed, kes hängisid nende kuttidega, sest et mu need ülejäänud 2 sõbrannad, neid ei kottid üldse. Nad läksid magama. Nad olid oma üleval korrusel magamas. Lõpuks jõudis see sinna punkti, et minu voodis magas üks nendest. Siin on see snap. Ma ütlesin talle mingi 100 miljon korda, et palun ära fucking maga mu voodis. Ma muidu ei saa sind ära sealt ja sa reaalselt jääd siia ja ma ei saa oma voodis magada. Ma ei taha teda sinna, ma ei taha temaga mitte midagi. Palun fucking lahku. Ta ei saanud aru sellest, ta magas mu voodis. Anyways, siin on see snap, kui nad lõpuks uksest välja läksid. Need kutid tänase päevani nad ei meeldi mulle. Though, järgmisel päeval olin mina see, kes kutsus 5 kutti endaga meie hotellituppa. Need 5 kutti lihtsalt olid väga-väga toredad inimesed. 2 nendest ma suhtlen siiani. Mitte küll palju, aga suhtlen. Mul vist mingid Amsterdami snapid on siin veel. So here I am, wearing the hat that I was supposed to give to him. And he left because he thought that I left, but I didn't. I just went to the fucking bathroom and the love of my life fucking left me. I have never been so sad. I'm so sad. Veel üks õhtu, kui me klubis käime. Seal klubis oli 2 kutti, kellega mina nagu hängisin, sest mu sõbrannadel oli muud lööki. Ja siis mina hängisin nagu 2 kutiga. Üks nendest oli 17-aastane, kes mulle ligi ajas. Ma olin tol hetkel 19. Ma ei tea, kuidas ta sinna sisse sai, aga ta oli 17. Mul oli väga fucking ebamugav. Aga temaga koos oli üks teine, kes oli 19. Ja sellel 19-aastasel oli Stranger Thingsi bluus seljas. Ja kui Sydney nägi seda Stranger Thingsi bluusi, siis Sydney teadis, et tegemist on tema eluarmastusega. Tegemist on selle inimesega, kellega ma olen mõeldud koos olema. Ja siis me hängisime. Mina, see 17-aastane ja siis see Stranger Thingsi bluusiga kutt. Samal ajal, kui see 17-aastane mulle ligi ajas. Mina vaatasin Stranger Things bluusiga kutile silma. Ma ei taha teda, ma tahan sind. Seal klubis jagati tasuta päkapikumütse. Aga neil ei olnud for some reason. Ja siis ma läksin vetsu ja ma leidsin vetsust 2 päkapikumütsi veel. Ja siis ma olin mingi, davai, et ma lähen viin nendele mõlematele kuttidele need nagu päkapikumütsid. Ja kui mina tulen 2 päkapikumütsiga sealt vetsust välja, siis mõlemad need kutid on kadunud, sest nad arvasid, et mina läksin ära ja jätsin nad sinna. Ja Stranger Thingsi bluusiga kutt, mu eluarmastus, kellega ma rääkisin 3 sõna, oli ka kadunud. Ma olin nii kurb ja nii pettunud. Ma nägin enda ja Stranger Things bluusiga kuti vahel keemiat. Ma kunagi ei saanud teada, mis ta nimi on, aga ta oli mu eluarmastus. Sips coffee in sadness. Oh my god, mul reaalselt vist on need päkapikumütsid alles. Oodake. Guys, leidsin. See klubi, kus me käisime, oli The Cool Down Cafe. Ma ei tea, mida see Decline siin tähendab. Päkapikumüts minule, päkapikumüts Stranger Things bluusiga kutile. Mul vist on nagu snap sellest ka, kus seda Stranger Things bluusiga kutti näha on. Siis ei ole mitte midagi aru saada. Mis küll oleks võinud saada, kui Stranger Things bluusiga kutt ei oleks lahkunud? Kus ma täna oleksin? Mida ma täna teeksin? Siin on isegi snap, kus on kirjas, et tõin Stranger Things bluusi tüübile ja 17-aastasele päkatsi mütsid, aga mõlemad läksid minema. Shaking my head. Ma olin väga kurb. Trigger warning, veri, blood. Põhimõtteliselt oli mina siis Rootsi kruiisil, kus kõik mu crazy story'd juhtuvad. Ma vist ei ole kunagi nii purjus olnud, fully blackout drunk. Sest et ma mäletan mingeid aspekte sellest ainult. Blood warning. Ma olen selle pildi teinud öösel. Ma olen just kukkunud. Mul ei olnud õrna aimugi. Kust ma kukkusin? Kust ma selle haava sain? Siin on video, kus ma miks ma mingi sitaste näppudega sorkisin selles haavas reaalselt? Ei, nii halb, aga see läheb veel halvemaks. See on siis, kui see haav juba nagu veits paranenud on, eks ole. See siin on mingi nädal aega hiljem sellest. Te ei ole valmis selleks, mis nüüd tuleb. Trigger warning, veri, rõve, nasty, ebahügieniline. Ma panen need snapid siit käima ja lihtsalt palun vaadake.
You guys are not ready for this. See haav mul siin põlve peal, see on olnud mul siin juba ikka väga kaua. See tekkis mul laeva peal, kui ma olin täis ja ma ärkasin selle haavaga ülesse ja mul on tõrne aimugi, kust ma selle sain. Mul on Snapis mingi video, kus ma seda vertsid pühin, kus ma ei tea, seda videot ma ei mäleta. See haav on nüüd mul siin mingi 2 nädalat olnud, eks ole. 2 nädalat? Ja see tekib see kärn nagu peale. See alumine osa nagu paralendagi siin üleval on alati süke hästi thick kärn peal, mida ma ära nokin. Lihtsalt tuleb mäda välja. Disgusting, aga kuulake edasi. You do not want to skip this. Praegu. Täna ma siis istusin ja hakkasin jälle seda nokkima. Sest ma mõtlesin, ma tahan nagu kreemi midagi peale panna, aga siis mul oli mingi, aga äkki nokiks selle ära. Ja siis ma nokkisin selle, kuulake, palun ära skipige, see läheb väga hulluks ära praegu. Või nagu, ma ei tea, mis isegi on. Ma ei tea, kas te näete, põhimõtteliselt ma nokkisin selle kärnasid pealt ära ja siis ma pigistasin seda nagu, mäda, mis siin on ju välja. Ma tean, et see on rõve, kuulake. Nagu jutupoint alles tuleb. Ja siis ma ventsupaberiga nagu, kuivatsin ära, tegin puhtaks, on ju. Ja siis järsku ma vaatan, et siin nagu on siuke muna nagu all on ja et ma hakkasin seda haava suruma, siis ma mõtlesin, et ma pean veel puhastama. Ma mõtlesin, et äkki seal on veel nagu mäda sees on ja et ma puhastan ta ära ja siis ma lasen tal nagu kokku kasvada jälle on ja. Ja ma surun niimoodi välja ja te ei näe. Aga kas te teate, mis siit seest välja tuli? Ma nüüd zoomin, olge valmis. Olge valmis. Ja kui ma istusin ja seda kuradi haava pigistasin, ma ei ole seda veel välja võtnud. Aga siit mu naha alt Kas te nägite, mis sealt välja tuli? See on fucking hiiglaslik klaasitükk, mis on olnud mu naha sees 2 nädalat. 2 nädalat. Okei, kui te valmis olete, ma näitan seda klaasitükki, kui te ei taha näha, siis skipige nüüd. Trigger warning. Vaadake, kui fucking suur see on. Ja see on 2 nädalat mu haava sees olnud ja ma ei teadnud sellest mitte kui midagi. Ja ma olen käinud trennis ja põlvede peal nagu käpul ei olnud ja kõndvede peal olnud ja ma olen alati olnud mingi ülivalus on see on ja iseenda teadmata, et mul on siuke klaasikild mu põlve sees. That was the story time. Ma olen ikka veel šokis, kuidas siuke asi juhtus. Olin nii palju joonud, et 7 turvameest otsisid mind ümber laeva, sest et nad kartsid mu pärast. Ma olin nii ma fucking lendasin endale suure klaasikillu jalga. Ma ei mäleta mitte midagi sellest. Ja mind otsisid 7 turvameest. Turvamehed ei leidnud mind, sest et nad ei leidnud mind. Sest et ma ei olnud kuskil avalikust nagu kohas. Lõpuks, kui ma sealt mitte avalikust kohast ära läksin, hakkasin oma kajuti poole liikuma. Mu sõbranna, kellega ma seal laeva peal olin, tuli mulle vastu. Ta oli väga pahane mu peale, igati põhjendatult. Ja siis ta pidi reaalselt minema nagu turvameestele ütlema, et enam pole vaja otsida. See vist reaalselt on mu craziest drunk story. Seal juhtus nii palju, millest ma isegi ei hakka rääkima siin videos. Anyways, see ei olnud lihtsalt enda exposimine läbi Snapchat memorite. See oli story time video. Ma loodan, et see video teile meeldis. Ma loodan, et ma sain ennast jälle exposida. Mitte ma ei looda, ma tean, et ma sain ennast exposida. Aga kui teile siuksed videod meeldivad, kus ma jagan teiega päris ennast rohkem, vajutage seda like nuppu. Ja kui teile ei meeldi, et ma teen siukseid videoid, kus ma räägin, et ma olen 21 ja ma tarbin alkoholi, siis vajutage ikka seda like nuppu. Ja kui te ei ole subscribe'inud, siis kindlasti vajutage seda subscribe'i nuppu. Näeme teiega juba järgmises videos, mis loodetavasti tuleb juba varsti. Tšau, pakka!